Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna vaatame, kuidas töötab selline veebipõhine rakendus nagu Tinkercad, millega on võimalik siis luua selliseid 3D-mudeleid. Keskkond ise on lihtne ja alguses siin esilehel ma võin ka kohe vaadata, mida on siis ära tehtud, et milleks seda on kasutatud, et ideid saada. Siin on võimalik luua endale konto, sellisel juhul saab siis salvestada oma asju. Siin küsitakse nime, meili aadress ja salasõna. Nii kuna minul on konto loodud, siis mina login sisse. Sign in. Nii, ja nüüd ma olen siis siia sisse saanud ja ma klõpsan, et uut asja teha, siis ma klõpsan selle peal Design a new thing. Ja siis mulle avatakse töölaud, kus ma saan siis toimetama hakata. Et natukene siis sellest töölauast, et siin on mul siis selline võrgustiku peale, ma saan siis hakata ehitama mingisuguseid asju. Et teeme midagi väga lihtsat. Ma võtan alustuseks ühe kuubiku, panen ta siia töölauale ilusti ja mul näitab ka kohe, kui suur ta on. Ma saan teda niimoodi lohistada suuremaks ja väiksemaks. Saan seda ka kõrgemaks teha. Saan teda pöörata, nii nagu ma ise tahan. Ja nüüd, kui proovime, võtame siia veel midagi juurde. Näiteks paneme siia ka ühe silindri. Nii, ja sellel samamoodi, et siin on siis erinevad need väiksed kangikesed, kust ma saan siis teda igasuguseid asju temaga teha, et siin tuleb lihtsalt katsetada. Kui ma tahaksin nüüd selle värvi muuta, siis klõpsan selle colori peal ja valin talle hoopis teise värvi. Neid kujundeid on siin päris palju, millega ma saan toimetada. Lisaks sellele on ka siis nõndanimetatud augud või et ma saan näiteks mingi kujundi sisse mingisuguse augu teha. Tähed on olemas, numbrid ja siis erinevad sümbolid. Nii, aga nüüd kujutame ette, et näiteks, et ma tahaksin selle kujundi peale panna veel midagi. Siis tegelikult, kui ma nüüd praegu hakkasin lohistama, võtan näiteks selle katuse, tahaksin sinna peale panna, siis antud momendil ta läheb mul selle sama pinna peale. Nii ma kustutan selle delete'iga ära, siis ma võin lisada niimoodi, et ma klõpsan selle workplane'i peal ja klõpsan siis selle kujundi peal ja nüüd mulle loodi siis veel uus selline nõndanimetatud nagu tasapind. Ja näiteks kui ma nüüd lohistan, siis mul jääb see ilusti siia selle katuse peale, et ma tahan, et siin katuse peal on näiteks mingi selline, keegi on see telgi püsti näiteks pannud. Nii, ja nüüd kui ma valin uuesti workplane ja klõpsan näiteks siin all, siis ma saatun siia alla tagasi. Ja samamoodi ma saaks ka siia näiteks külje peale soovi korral midagi lisada. Et jälle vajutan selle workplane'i peal, siis selle külje peal ja näete, nüüd ta tegi tööpinna mul hoopis niipidi. Ja näiteks lohistan siia ühe klotsi veel juurde. Nii, tahan tagasi saada nii, nagu ta mul on, klõpsan siin ja mul on kõik olemas. Nüüd siin vasakul pool on siis võimalus, et ma näen seda, mida ma olen teinud. Ma saan niimoodi teda keerutada, saan teha teda suuremaks, saan teha teda väiksemaks ja kui ma klõpsan selle maja peal, siis pannakse seda mulle nii, nagu ta mul on. Kui ma tahaksin nüüd neid asju grupeerida, siis ma lihtsalt lohistan kasti neile ümber ja võin valida siis grupp. Grupeerimise puhul küll kahjuks mul kõik asjad värvitakse sama värvi, aga ma võin ka klõpsata jälle ungroup ja siis on need asjad mul siin kõik eraldi. Nii, aga salvestamisest ka natukene, kui mul siis minu töö on tehtud, siis ma klõpsan save and close ja nüüd ma saan talle siis panna nime. Klõpsan siin selle, ta pakub mulle mingisuguse nime välja, aga ma klõpsan edit name ja siis panen siia näiteks, mis mul siin siis on, kujundid. Ja saan ka ära määrata, kas see asi on avalik või on ta siis privaatne. Mul on veel poolik, ma jätan, et ta on privaatne. Ja panen siis save changes. Nii. Ja selline asi sai mul valmis. Ja kui ma siia oma nime peale klõpsan, siis mul tulevad välja need asjad, mida siis mina olen teinud. Et mul on näha, et mul on siin tehtud siis ühed kujundid ja üks näiteks A-tähega maja. Nii et selline tore ja lihtne programm. Katsetage.